te saate läbi murda kõikidest takistustest, mida elu teile ette viskab. Ma olen täitsa kindel, et igaüks teist on siin laagris ju sellepärast, et midagi kas enda jaoks või oma elus paremaks muuta. On ju nii? Te tahate mingitki muutust, mingit starti või mingit läbimurret või mingit muutust või midagi sellist. Seega teil kõigil peaks olema ka mingid takistused, miks te ei ole seda juba saavutanud, mida te soovite. Ja nüüd ma palungi, et te oleksite hästi keskendunud, hästi pühendunud. Sest siis te saate sellest loengust tööriistad terveks eluks, mida te saate kasutada uuesti. Isegi kui teil mingeid suuri takistusi ei ole, siis te saate neid tööriistu kasutada selleks, et olla veel edukamad, veel vägevamad, saavutada veel rohkem, veel suuremaid asju, mida te tahate ja nii edasi, pidevalt areneda oma teekonnal edasi. Nii, ma palun, et te paneksite silmad kinni korraks. Ja mõtleksite ja tunneksite kõiki neid muutuseid, mida te soovite oma elus kogeda. Aga mõelge just nagu selles võtmes, et mis on need probleemid, mis muutusi te tahaksite. Mis on sinu elus valesti? Mida sa kohe südamest tahad, et muutuks sinu jaoks, sinu elus? Need võivad olla ka väga väiksed asjad, aga suure tähendusega sinu jaoks. Mis oleks see muutus, mis lahendab ära kõik sinu probleemid? Raha. Okei, nalja. Nii teid. Nii. Keerake nüüd see leht teistpidi, nii et teil see viimane valge pool oleks ees ja pange sinna kirja minu probleemid. Nii robustselt pange minu probleemid, mis mu elus praegu on. Lihtsalt jonnakalt. Probleemid, mis mu elus praegu on ja millest ma tahan vabaneda, mis ma tahan, et muutuks. Ükshaaval järjest, kõik kirjad. Kristenil on ka pastakat vaja, kes saab Kristenile pastakat. Siin kõrval, sinu kõrval on Kristen, täpselt. Nii, lihtsalt panedki, nii, number 1, ma tahan, et minu suhe muutuks harmoonilisemaks. Number 2, ma tahan kaalust allata. Number 3, ma tahan iga kuu 5 tonni palka saada. Niimoodi panedki lihtsalt. Ei no, see on näitab. Tühi või? Siin puudub mingi osa sees. Ei, seal on kõik osa tulemas, võiksed just lõppu võetada, aga ma võin aita. Okei. Nii. Formuleering on täitsa ükskõik, kui tahan. Täitsa ükskõik. Hästi nagu selgelt, konkreetselt, sellest tahan läbi muuta, seda tahan muuta, see on probleem ja nii edasi, hästi konkreetselt. Kõik, mis nagu südamest tuleb. Ma tahan seda muutust oma ellu. Igas valdkonnas, mis teil vähegi tuleb. Enesearengus, armastuses, külluses, tervises võib-olla. Mingi emotsionaalne, psüühiline mure, millest te tahate vabaneda, ärevushäire või depressioon või ükskõik. Ütle veel midagi. Mõtle, oma vanematega suhteid parandada. See peab tähtis olema sinu jaoks. Et sa tunned, et kui see ei muutu, siis ma ei ole õnnelik oma elus. Harjumused mustrid. Võib-olla ka asjade edasi lükkamine. Pidevalt raiskad oma potentsiaali. Endale valetamine, mingite asjade eitamine. Alaväärsus, ebakindlus, mis siin igas situatsioonis kogu aeg taga ajab ja ei lase sul ennast maksimaalselt nagu maailmale näidata, oma väge rakendada. Need võivad olla igastahes tunnetage enda sees, mis on teie jaoks kõige suuremad mured ja probleemid hetkel.
keerake lehte uuesti teistpidi. Ja number 1 punkt. Millised on minu sisemised takistused tegelikult? Miks ma ei ole suutnud oma eesmärke täita? Ja pange sinna kirja kõik põhjused. Põhimõtteliselt siis vabandage nagu ennast välja ja vinguge täie kohta kohe. Vinguge täiega, et sellepärast ja see on takistus ja see on takistus. Ja pange sinna kõik takistused kirja, mis te arvate, et teie ees on. Kas väliselt või sisemiselt, pange kõik sinna praegu kirja. Kuigi siin on need sisemised, aga pange kõik, mis te arvate. Ei ole piisavalt raha, ei ole piisavalt aega, ei ole oskuseid, ma ei tea, ma ei ole piisavalt enesekindel, mul ei ole seda, kõik pange nagu, mis teie sees on. Nii, Kristjan. Paberid. Mul on 2 võtta. Meil on ka. Aga see on ikka vähe ide vahel, see on taga mulle, et taga. Nii. Kõik takistused, mis te arvate, et teil tee peal ees seisavad? Ja 2-3 tükki ka võtta. Ei, ainult praegu number 1. Aga hästi põhjalikult. Tõesti kaevake välja nagu sügavuti need takistused, mis sinu sees on. Miks sa ei ole täitnud veel oma eesmärke? Vaadake täiega otsa kõikidele nendele takistustele, lubage korraks endal minna sinna sisse, kuigi see on ju natuke negatiivne energia ja selline rahulolematus on ju vingumine justkui. Vaimsed inimesed ju teavad, et ei ole hea vinguda ja negatiivselt mõelda. Aga unustage see kõik korraks ära ja lihtsalt vaadake täiega otsa ise endale. Võib-olla mõni sõltuvus, millest sa lahti ei saa. See on takistus, mis ei lase sul saavutada unistuste suhet või figuuri ja nii edasi. Võib-olla kahjustavad suhted, mis on takistuseks. Kui teil jääb vähe ruumi, te võite keerata lehte ja valge osa peale kirjutada. Võib-olla teie elus ei ole õigeid nõuandjaid või sõpru, kes teid toetaks selle eesmärgi täitmisel, ka takistus. Nii. Vahepeal räägin, siis te saate uuesti jälle jutu käigus täita seda ka. Et on siis 2 liiki takistusi, välised takistused ja sisemised takistused. Välimised takistused sageli viitavad meie sisemistele takistustele. Et näiteks ma just ütlesin, et kui te tunnete, et teil ei ole õigeid nõuandjaid või sõpru, kes teid toetaksid eesmärgi täitmisel, see on väline takistus, aga see viitab sisemisele takistusele, ehk siis sisemine takistus on see, et sa vajad pidevalt kinnitust teistelt, vajad mingit heakskiitu, ma ei tea, tunnustust on ja sul on sellest nii suur puudus, et sa ei suuda oma eesmärke täita. Sa ei suuda iseendale toetada, sa ei suuda ennast ise motiveerida, sa ei leia iseendast jõudu. See on sisemine takistus, eks? Et need välised ja sisemised takistused on alati ühenduses. Ja pigem me peaksime tegelema nende sisemiste takistustega, siis lahenevad ka välimised takistused ära. Ehk siis te võite nüüd mõelda, kui te sinna neid väliseid takistusi päris palju kirja panite, ala ei ole raha ja ei ole aega ja nii, et mis need viitavad sisemistele takistustele siis? Mida te endale ei tunnista?
ja võib-olla te ei taha lihtsalt piisavalt palju oma eesmärke täita. Võib-olla see polegi üldse tähtis su jaoks. Võib-olla see eesmärk, mille sa oled endale võtnud, on kellegi teise eesmärk. Te võite sinnani ka jõuda. Teate, üks huvitav sisemine takistus, mis ma olen avastanud viimasel ajal päris mitme inimesega töös, on häbitunne, et neil on häbi oma eesmärki üldse tahta, neil on häbi oma unistust üldse unistada. Ja nad küll tahavad seda, aga nad kas ei julge seda endale tunnistada, et nad seda unistust soovivad kogeda, või nad ei julge selle suunas üldse samme astudagi, või nad ei julge üldse näha seda teekonda, mida nad juba on selle unistuse suunas teinud, sest neil on häbi selle unistuse pärast. Näiteks, te kõik teate, no ei tea, kõik vist ei tea, aga mõned võib-olla on tähele pannud, et ma tegelen ühe noore boksilootuse coach imisega. Ja temaga meil tuligi see välja, ta ütles, et tal on häbi unistada, et temast saab maailma kuulus kõige suurem boksija. Ja seega tal on ka häbi tunnistada oma edusamme, oma arengut ja häbi vastu võtta mingite sponsorite toetuseid. Sisemine takistus, on ju? Mõelge selle peale. Sisemine takistus võib olla ka see, et ma ei väärtusta ennast piisavalt.